Jahipidamine on ennekõike osa loodushoiust. Arvestades inimese loodusest võõrandumist ja seda eriti suurlinnades, on tänases ühiskonnas üha keerulisem teha inimestele selgeks, milleks jahipidamist üldse vaja on. Arvatakse, et loodus reguleerib iseennast, kuid tänu inimtegevusele on see iseregulatsioon häiritud. Kõik me oleme kuulnud liiklusõnnetustest loomadega ja seda riigi poolt jahimeeste kaasabil reguleeritud arvukuse juures. Kas me kujutame ette, kui meil oleks tänase liiklustiheduse juures 2, 3 või isegi 4 korda rohkem põtrasid, sest toidubaas on meil ju olemas, kui suur oleks siis õnnetuse juhtumise tõenäosus? Ja kui oleks mitu korda rohkem hunte ning mõni auto käest vigastada saanud hunt, kes enam normaalselt jahti ei suudaks pidada, võtaks heaks õuekoera või veel hullem mõne lapse. Eks Euroopa kolleegidele tuleb viia sõnumit jahindusest kui loodushoiust. Eesti jahimehed on aastaid teinud teadlastega koostööd, kogudes erinevat materjali teadusuuringuteks, marutaudiseireks ja aidates likvideerida seakatku. Olen ise aastaid olnud jahimees, jahiseltsi esimees ja Valgamaa jahimeeste ühistu nõukogu liige. Meie talu on keset jahimaid ja lapsed on koos minuga lapsest saatik loomade loendusest, söötmisest ja ka ühisjahist osa võtnud. Olen metsaomanik ja põllumees, seega väga hästi kursis jahimeeste ja maaomanikud ootustega jahindusel. Usun, et suudan ka jahinduse üksikasjades väga veenvalt selgitada ja vajalikke seisukohtasid kaitsta. Eks jahinduseetika ja turvanõuded ole üle Euroopa sarnased, kuid liikmesriikidel on kõigil erinev fauna ja ulukipopulatsioon. Seega arvan, et see, kuidas jahindus reguleeritud on, peaks olema suuresti iga riigi siseasi. See, et suurkiskjaid ei ole Taanis, ei tähenda, et Eesti ei tohiks nende arvukust reguleerida. Selleks, et väikeriigi jahimeeste huvid saaks suures Euroopa Parlamendis kaitstud ja et loodusest võõrandunud aktivistid elu pea peale ei pööraks, peab meid seal esindama päris eluga kursis olev saadik.